Mis sa teed siin? Aknaraamine. Meil on natuke kohe. Jaa, ei, väga ilus. Juba isegi teipides. Sinine teip on päris hea. Hea valik. Hea valik. Mis me täna ära oleme teinud siis? Natuke juba sai koristatud. Aknadused. Ja lõpetatud enam-vähem. Ja WC-des veel parandused. Ma lähengi näitan äkki, et potid on meil uued või? Vaatame. Ja siin on meil uus pott paigaldatud. Ja siin on vana ära võetud, uus pott pandud, parandused tehtud. Ja tantsuplatsi tuleb juurde, kui koristada saab. Ja siin on meie pallid, millest on ikkagi veel pool tellimust puudu. Millega pärast tulid mitmes osas. Nii et vaatame, kas sellestki veel piisab. Ma tahtlen. Ma tahaks loota. Ma arvan, et 2 kasti ikka tuleb. Ma ei tea, siuke kumma. No, meil oli ju pakkujaid küll, et 6 kastist kindlasti on vähe ja 10 oli. Meestel on see 10. Et naised on optimistid. 6-ga saame hakkama. Tahaks loota, et jagub, sest... Ei ole millega eest väga tellida enam neid asju. Varsti. No, jah. Ja veel on tegelikult ju muid asju ka vaja. Aga küll saab. Alati saab kuidagi. Me oleme nutikad. Nii et ei ole siin midagi. Hakkame ka edasi tööle. Just nii. Kertu, kus oled? Ekstreemsed olud. Ekstreemsed olud. No tšauki jälle. Tšau! Kuna meil ei ole enam väga aega siin videosid niisama teha, et siis teeme tänase video siin tööoos, et mina värvin siin ühte kapikest ja Kertu tuunib siin meiega mängukürki, mis on ühes esimeses videos, kui me alustasime. Lihvimisega alustasime ja siis nüüd hakkasime värvima. Nüüd ta seisis tegelikult pikalt. Ootas oma aega. Ja tähtsamad tööd tuli ennem ära teha. Päris hästi katab. Hea värvisega siin ikka kokku. Võime ise kuskil päris ilus on see värv. Mulle meeldib. Endiselt. Nii kui nühkima hakkab, siis tõob. Leidsime siit sellised, mida saab igatpidi kasutada, on ju? Jaa. Meil veel päris otstarvet tea, kas läheb jalatsikopiks või läheb mängurite tuppa või hoopis beebidele midagi. Mõtteid tekkis korraga nii palju, et me võtsime mõlemad. No nii, Kertu, mis me siis siin nüüd teeme? Mingi uus projekt jälle? Jah, järjekordne. No see on meil nüüd siin põlvasõdratsi peale lõitud projekt ja proovime selle valgeks võõgata jälle. Ja kui valgeks ei jää, siis teeme tumehalliks nagu ikka. No 2 värvi meil on, siis meil muud üle jääb. Okei, aga ma siis tulen sulle appi. Jäänud ongi siis nädal aega vist. Põhimõtteliselt, jah. Aeg läheb lennates, vahepeal on meil siin jõulud veel, aga meil mööduvad need jõulud ilmselt tööd tehes enamasti. No natuke pidu ja natuke tööd, ütleme. Viimase 1,5–2 nädalat, ütleme, on möödas viimasest videost. On tegelikult mega palju muutunud juba. Ütleme ausalt, siis see viimane aeg on võib-olla silmaga kõige rohkem näha neid muutusi. See värvimine, pahteldamine, kõik nagu kogu aeg töö käib, aga see tulemus nii ruttu ei näe või nagu vahe on sees, aga see ei ole nagu selline. Aga nüüd on viimasel ajal, noh ma ei tea, juba, ma ei tea, paned värvi kuskile, paned mingeid asju kuskile.
need nurgakesed hakkavad meil nagu juba looma siin, et astud sisse, tead juba, näed juba ära, mis kus tulemas on, onju. Ja kõik on ootel. Ja kõik on pooleli veel. Ja iga asi ootab millegi valmimist või värvimist, aga nagu siht on juba täiega silmees, et juba igapäevaselt on selline, et siin sai see valmis, soe vesi sai tagasi, tasapinnad said WC-sse ja WC-potid, kõik asjad. Potid, valamud, segistid, dekoratsioonid on jäänud, ütleme siin WC. Koristus ja dekoratsioonid ja. Köögis on nüüd meil veevalmidus ja äravooluvalmidus. Siin ei olnudki kööki üldse tegelikult, et elukaaslane mul pidi kõik selle töö ära tegema, et me saaks omale siia köögi ka. No Kettu elukaaslane on siin nagu s**taks teinud. No ilma temata me ilmselt. No me ei olekski võib-olla tegema hakanud, ma arvan tegelikult. No ja muidugi viimasel on jälle mul vennad hästi palju abis olnud. No nii, meil on ka natukene abijõudu siin lõpuks. Kristel, mis sa siis arvad meie uuest mängutoast? Väga hästi, tahan juba mängima tulla. No muidugi, sinu lapsel juba on 1. sünnipäev jaanuaris kohe broneeritud ja? Jaa, me oleme need ühed uhked esitopis, kes saavad eelisjärjekorras mängutuppa tulla hullema, nii et tulge teie ka. Ja siis oligi minu vend organiseeris meile ja kinkis meile selle tasapinna, mis läks siis WC-desse ja sealt tuleb, ma arvan, veel midagi. Laudadega oleme lõpuks punkti saanud panna need. See on küll igavene nagu õudus. Et need lauad muuses, me vist esimene video, me saime need tuttavatelt nii-öelda. Aga me pole öelnud kordagi, kust meil need nagu päriselt pärit on. Väga paljud teist on kindlasti nende laudade taga juba varem istunud. Kas või ühe korra, aga te kindlasti olete ja... No suur osa, ma arvan, ja Põlva inimesed kindlasti. Ühesõnaga, need tulid meile meie heade tuttavad. Põlvast. Koopist saime. Nemad ikka aitavad. Kui vähegi küsida, siis abi oleme sealt ikkagi alati saanud. See reegel on ikkagi peab paika, et küsija sulle antakse. Ehk siis taipasime küsida ja võt ikka tuldi toetama. Need on siis Kaubamaja vanast kohvikust. Kaubamaja kohvikust need lauad, et nad olid muidu nagu täitsa pruunid ja nüüd on täiesti lumivalged. No nendega sellepärast ongi, et on lõputu õudus olnud, et seal nagu me mingites videotes rääkisime ka, et seal oli mingi megakiht peal. Et see juba ettevalmistus oli megatöö. Ja siis me oleme värvinud neid 100 kihti, ma arvan. Siis saime seal ise einestada paar korda, saime aru, et liiga hästi võtavad plekke. Puhastada ja täiesti võimatu seda värvikihti, et siis otsustasime, et paneme peale ka lakikihi. Aga omakorda on vaja. 3 korda panime seda ka. Ja see ongi see tüütus on see, et need peavad ju kuivama seal kogu aeg ja ühesõnaga vahel lihvima. Ja kõik see võtab aega, et muidu kui saaks siup-siup ühe korraga järgmine asi on ju tegelikult nii ei käi need asjad. Mis see on? See peaks olema mingisugune lakk. Me tegime siin esimesed katsetused laua taga ära ja vaatasime, et ikka vist vajab veel mingit lisakatet. Ei ole väga hea puhastada seda värvi, et tekivad peale kõik. Et siis mõtlesime, et teeme lakiga üle, et võib-olla on natuke lihtsam puhastada siis pärast. Jaa, julgem. Jaa. Oi, kui ilus, see tuleb neist veel. Nagu esimest korda. Vana maaler ise. Kotttoolid saime vahepeal. Kotttoolide sisud. Või jah, sisud. Jälle meie K-raudte kontakt aitas meid. Hädast välja tädipoeg Tiit siis organiseeris meile need graanulid, mis kotttoolide sisse käivad. Just. Hou. Üks on. Jah, see oleks ka suht ainulaadne idee. Jaa, seda terves Eestis ei ole. No. Neid on 2 meil muide. Meil on siin sellised kotttoolid. Hakkame neid täitma. See saab lõpus. Jah. See on selline mõnus materjal, mis lihtsalt kleepub igast. Ma ei tea, ma panen korraks seda kõiki peale.
nii võib olla jah, sest et ta peab niikuinii vajuma. Ja siis me vahepeal jälle saime palle tellitud juurde, eks ole, saime kätte. Proovisime neid siis basseini. Ja siinkohal siis ongi kommentaarides väike ennustusmäng, kui tahate mängida. Palju siis palle praegu selle videoga siis seal basseinis on, mis tulevad need klipid. Pakkuge. Et praegult jääb nii, ilmselt tulevikus natuke võib-olla veel paneme juurde, et vaatame, et tegelikult meie pisilapsekesed on seal, ma arvan, juba päris hästi nagu tunnevad ennast, et järgmises videos tuleb päris palju juba rohkem nagu sellist sisustust ja seda välimust, et mis meil siis siin on ju. Tegelikult ega järgmise videoga meil vist hakkabki valmis saama ka, et siis meil saame rääkida, et mis meil lõpuks siia kõik sai. Täna käisin ma veel, otsisin Võrust selline koht nagu Challenger. Issand, kui imelik on seda öelda. Challenger kirjutatakse igal juhul. Nii, Challengerist saime aknareklaamikleepsud. Need on nii ägedad. Täiega ilusad tunduvad, nii et varsti leiate meid ka nende järgi siit paremini ülesse. Ja nad olid hästi toredad, kiire teenindus, soovitame. Sain infot, et neil on ka mingeid toredaid lastetoa seinakleebiseid, et pidi olema täitsa valik olemas ja lihtne paigaldada, nii et ma arvan, et kui me siin ka aega ja mahti saame, siis võib-olla saame siia ka kunagi mõne. Et kellel Oja reklaamkleepse või mis iganes kleepse, siis Challengeris on töö kiire ja korralik. Lähme võtame meie kleebised ära. Ja kui külmaga tundub, et ta ei jää nagu hästi kinni, siis... Ja, aitäh! Täna ma värvisin veel ühte basseini, aga mille jaoks see on? Saate teada juba järgmises videos. Käib järgmise basseini värvimine ja seekord enam mitte valge, vaid tume hall. No praegu on küll selline tunne, et olen mingi jamaga hakkama saanud ja karistuseks pean sellise pintsiga kogu basseini ära värvima. Tegelikult on nii, et ainult need vahed käime pisikese pintsliga üle, sest et rull ei värvinud neid ära. 10% tõeline jõudusamm. Ei jättu sinna. Järgmine siin seipappi meil siin. Ja jälle seda lehvitud prakti. Oi, kui nunnud padjapüürid. Siia tuleb meil hunnik patju, et oleks mõnus lebotada siin maja all ja maja peal ja neid saame 2 tükki. Ägedad. Seal on siis tumbad. Oi! Issand, kui nunnu. Lahe on ju Greta. Mega armas. Täiega nunnu, jah. Greta, mine proovi. Kas see on äge? Ja topsu tule, vaata, siin on teine veel. Üks nunnu pandakaru. Ja väike pandakaru. Väga armsad. Jätkame oma nende projektidega ja varsti saame juba
näidata, mis meil siin kõik on ja tegelikult meil on juba 2 nädala pärast on esimesed sünnipäevad siin, et me väga ootame ja juba selleks hetkeks kindlasti on meil pilte jagada ja videos ka näidata. Kõigest me niikuinii siin rääkinud ei ole, mis meil siia tuleb, et siis näete juba. No tundub, et ei tasugi kõike rääkida. Nii et järgmise korrani. Ja viimase korrani võib-olla.